Tere head podcasti kuulajad ja vaatajad, neljapäev on jälle käes ja neljapäeviti siis saab igal nädalal Raplamaa podcasti kuulata ja vaadata ka. Vaadata saab YouTube'ist ja kuulata saab Spotify'st, nii et olge kursis, vaadake teised eelmised osad ka üle ja saate kindlasti palju informatsiooni, mis Raplamaal toimub. Ja täna räägime sellisest ühingust, kas ma ütlesin nüüd see õigesti, ühingust, nagu Raplamaa partnerluskogu. Räägime selle pärast, et 20 aastat on juba toimetatud, 9. mail sai siis 20 aastat täis ja selle ajaga on siis kerkinud mänguväljakuid ja külaplatse ja asutusi ja ettevõtteid ja teid ja veel igasuguseid uusi ideid ja kultuurisõlmuseid ja igasuguseid toredaid asju. Ehk siis selle taga on toredad inimesed, koostöö tegemised ja tähtsad inimesed stuudios ka siin kenasti. Nii, hakkame siis sealt poolt peale. Raplamaa partnerluskogu juhataja Rita Triinu Peusa, tere! Ja tere! Siis on siin laua taga Triin Matsalu, kes siis, ma saan aru, on juba algusest peale, ehk siis 2006. aastast alates olnud juhatuses, jah? Juhatuse liige, kuni siis viimased 3 aastat ei ole olnud. Nii. Ja Elari Hiis, kes on ka algusest peale olnud juhatuse liige ja on siiamaani ja on lausa esimees. Jah, hetkel esimees veel ja ma olen tõsine fossiil koos Hannes Vald on teine mees, kes on algusest peale olnud, nii et me oleme 2 jäänukit jääajast. Kaua veel siis? Kaua võib. Kaua võib just, jah. ise oled ka aru saanud, et see aeg on juba kähku läinud. Jah, tegelikult kui see statistika ja numbrid tulid, siis ma vaatasin, ei ole võimalik. See on tegelikult 5. sajandist ju. Jube number. Okei, mis me selle... Tegelikult me ikkagi hakkame heietama täna, ma ikkagi eeldan, see on hea ajalugu on alati heietamiseks. Nii, hakkame siis põhimõtteliselt otsast peale. Kus see alguse sai? 2000 ja peale. 2004 tuli Euroopa Liit. 2006 tuli siis, kas siis tekitati Raplamaa partnerluskogu, jah? Või kuidas see siia sai või mismoodi see käis või miks see siia sai? No eeldus oli ju see, et kui Euroopa Liidus olime, siis avanesid meile ka nii-öelda liidermeetme vahendid Euroopa Liidu liikmesriikidele. Kust te teada saite üldse, et niimoodi asjad käivad või kuidas see info tuli kuidagi sealt, et tere tulemast Euroopa Liitu, nüüd hakkate vahendeid saama? See info tulebki niimoodi, et ikkagi läbi ministeeriumite ja siis tuli moodustada ühing, mittetulundusühing, kes hakkaks kõike seda rahastust reguleerima ja seda nii-öelda meie maakonnas laiali jagama projektitaotlustega. Ja tõele auandes oli tegelikult Silvi Ojamuru see, kes selle initsiatiivi tookord võttis ja seda asja hakkas ajama, et tegelikult Silvi Ojamuru on liidri ema selle sõna kõige paremas mõttes, et kui ta poleks seda ette võtnud, siis ma arvan, täna poleks asi kindlasti mitte selline. See oleks tulnud, aga mitte nii mastaapselt, sest me oleme ikkagi üks suuremaid tegevuspiirkondi, tookord terve maakond, välja arvatud Järvakandi, kes läks Rohelisse Jõemaasse, aga selline suur ja tegelikult Eesti mõttes täitsa võimas tegevusgrupp tuli välja. Just, ja siis olid ju maavalitsused veel ja maavalitsuse ka koos me siis alustasime nii-öelda vallad ja maavalitsused istusid koos. Arendusettevõtluskeskus ka. Arendusettevõtluskeskus ja siis oli Külade Liit oli ka, kes... Arendus- ja ettevõtluskeskus toimetas ka siis juba. Jaa. Vaat kui huvitav, ma olen vahel mõelnud, et kui Eesti Vabariik loodi, et mismoodi nad alustasid kõik seal. Istusid aga maha ja mõtlesid, mis me nüüd siis teeme või kuidas me alustame. Eks siis tuli kellegi kogemustest sai õppida, põhiliselt nii see käiski, eks ole, teiste kogemustest. Nüüd sellest Raplamaa partnerluskogust rääkides, et kas te siis teadsite täpselt, et see on nüüd selle jaoks ja see läheb sinna või teile nagu saabus mingi rahalaev ja siis tuli sellega midagi peale hakata? Ei seda raha sai ju läbi selle MTÜ ainult taotleda või siis hakata selle pinnalt edasi, ega meil ei olnud ei kontorit ega midagi, et Jaak Vitsur oli meil alguses ka juhatuse liikmena ja tegevjuhina ja ütleme nii, et siis Külade Liit tollal ajal võttis meid siis oma tiiva alla, me kasutasime Külade Liidu arvutit. Minu mäletamist mööda oli. Ja siis Anne Kalfiga ühes toas. Anne Kalfi ühes toas siis nii-öelda Külade Liit võttis meid oma ruumi ja sealt see alguse kõik sai. Kusjuures vaata, tänasel päeval on asi täpselt tagurpidi, et Külade Liit on meie tiiva alla jõudnud. Nii palju on 20 aastaga muutunud. Okei, aga teil käisid ju kõik tööl sellel ajal ja oli siis nagu, see on vabatahtliku töö oli alguses nii-öelda või? See ikkagi oli läbi valdade ja valla nii-öelda sidusrühmade, millest ka me saame siin rääkida, et
ja ega see on niimoodi, et me lihtsalt algatame, seal oli omad nõuded, kui palju peab olema kohaliku omavalitsuse esindajaid, mis ei tohi olla nagu üle normi, palju on ettevõtjaid, palju on kogukonna esindajaid, et siis iga vald sai sealt sõnumi ja läksime siis koju ja hakkasime neid inimesi otsima, kes siis sinna liikmeteks tuleksid. Selle ühingu moodustada saaksime. Võtan siit korra üle veel, et täpselt see oligi, et kui muidu võiks seal liikmeteks olla kes iganes tahes, aga liikmeks saamise eelduseks MTÜ-dele või ettevõtetele pidi olema see, et kohalik omavalitsus on juba liige. Ehk kohalik omavalitsus, kui ta ei tahtnud pidurdada oma kandi ettevõtete või kolmanda sektori tegelaste edenemist, siis ta oli nagu sundviskes, et ta pidi liikmeks astuma. Muidugi ta sai ise ka sealt kasu, sest ka kohalik omavalitsus sai taotluse esitada, raha küsida. Aga kohaliku omavalitsuse liikmelisus oligi eelduseks selleks, et teised saaksid liikmeteks astuda. Ja sellepärast meil ka 9 liiget on olnud, et nagu ma ütlesin, Järvakandi läks teise tegevusrühma, aga kõik 10 omavalitsusest 9 olid siis Raplamaa partnerluskogu liikmed. Nii et seal olid kõik kenasti üheselt nõus ja pidanud seal midagi käsi väänama, vaidlema või selgitama. Ega tänagi on omavalitsusliiduna oleme ka suhteliselt tugev, et tollel ajal juba maakonna omavalitsused maavalitsusega koos olid ikkagi väga head koostööpartnerid omavahel. Küll vaieldi, aga ühise asja nimel tehti ikkagi tähtsaid otsuseid ja sai edasi mindud. Samamoodi lõime ju ka rääki. Suudeti alati kokkuleppe leida, et erimeelsused räägiti läbi, mitte ei olnud sellist isiklikku kiunu või jonni pärast ei ütlemist. No praegu ka põhimõtteliselt siin samas ikkagi maakonnas, nagu ma arvan, on saanud, otsustatakse, kuhu neid rahasid siis jagada mingisuguse asja alusel, ma ei tea, kas maakondliku arengukava või ma ei tea, mille alusel see täpselt käib. Strateegia on selle asja nimi. Nagu liidrilgi. Partnerluskogul meil on oma strateegia. Ühesõnaga siin seda saab otsustada, eks ole, et kuhu siis võib-olla luua mõni meede juurde, nagu siin on juhtunud paari aasta jooksul, eks ole, et olenevalt kuhu vaja on. Aga siis alguses, kes siis selle kõik välja mõtles? No ees oli ikkagi määrus. See liidermäärus, mille järgi me pidime siis juhinduma, et ettevõtjatele, siis kogukondadele investeeringuteks ja siis pehmeteks tegevusteks. Et sellega alustasime otsast pihta, eks minu arust need algusaastad juhatuses, kui me nagu olime kuulnud sellest asjast ja need esimesed juhatuse koosolekud, need on ikkagi kogemus oma, et me ikka vaidlesime ja meil oli ikka inimesi, kes ikka oma jonni ajas, nii et meil vahest võis juhtuda, et me 3 tundi tegime koosolekut ja meil ei otsust ei tulnud mitte miskit. Millalgi hiljem ikkagi tuli? Hiljem küll tuli, aga see oli ikkagi tõsine selline kaasamine, tõsine arutelu, igaüks oli omamoodi tark. Jah, ja üks sama kogemuse pealt ju tuligi ja nägi asju, nagu meie kindlasti siin laua taga näeme asju erinevalt ja kõik ikkagi juhatuses sellised väljakujunenud isiksused oma arusaamade ja tõekspidamistega muidugi vaidleme. Seda enam, et me pidime ju avastama täiesti uut asja. Uudsust oli palju, leiutamist hästi palju, sellist värskust oli palju ja hulle ideid oli ka oma jagu, et see avastamise aeg kasvama hakkamise aeg ongi alati kõige põnevam. Ja ma arvan, et meil oli selles mõttes tugevus, et meil oli Jaak Vitsur, kes oli ikkagi suhteliselt hea sellise, ta on ju finantstaustaga, laia silmaringiga ja millised meeletud sidemed olid Jaagul juba nõukogude ajast, ütleme nii, et ta vahest eietas oma neid, mis liini pidi ta mingisuguseid asju välja ajas, et ta oli selline ütleme nii, et õige mees sellel hetkel õiges kohas ja hoidis seda asja nagu joone peal ja tegi endale asjad ka selgeks, et rahaliselt, et meie neid ämbrisse astumisi selle perioodi ajal ei olnud ikka, et me oleks midagi tagasi maksma või kellegilt, kellele me oleme jaganud, oleks tagasi küsitud, et need ei olnud just need juhatuse otsuste tulemusel, või pigem see, et jäeti võib-olla tegemata asjad, et siis pidi tagasi maksma, et tegelikult meil oli nagu õiged inimesed alustades Silvist, kes võttis selle kõige vedada ja siis maavalitsuse suures saalis me seda hääletasime, kui me selle MTÜ lõime, et see nagu pilt on väga muljetavaldav siiamaani. Ja et tagasi tulles korraks Jaagu juurde veel, et selles mõttes täiesti õige inimene, selline haruldane inimkombo, et loominguline bürokraat, raamatupidaja. Ehk mida sa veel võid tahta sellise kasvuheas organisatsiooni jaoks, et Jaagu üks selline tore põhimõte oli see, et
raamatupidaja asjaajamine peab olema selline, et kui sa ütleme, kuidas see oligi, et ostad tumedanahalisi poisse ja müüd lihakonserve, siis keegi ei saa aru, kust see vahe tuli. Ma ei saanud üldse midagi aru. Et see oligi, asjad said lahendatud, nii et küsimusi ei tekkinud. Ja Jaagu muheldud naljad, ükskõik mis teemal, et see oli, kui ta suutis nagu alati selle, välja vingerdada meid igalt poolt. No eks ta vahest oli keeras, see Eestis või välismaal, et keeras oma manageerimisoskusega vinte üle ka ja kes meist poleks natukene pahuralt mõne asja peale turtsunud või välislähetustes olles piinlikku olukorda jäänud. Aga toredad ajad olid. Tervitame Jaaku ka siis. Absoluutselt, kindlasti ta oli igati väärt. Jaak on kahjuks haige ja et ei saanud tulla, et rääkida ei saanud. Okei, oma laua taga tegite selle asjad selgeks, hakkame nii tegema, hakkame naa tegema, seda asja tuli hakata nüüd esitlema inimestele. Tundub päris keeruline ülesanne või mis see kõige suurem väljakutse oli või pidite kõvasti seda selgitustööd tegema, et nüüd on selline asi, saate taodelda siit, sealt kolmandast kohast nendel alustel. Täpselt, sõnastasid, ise küsin, ise vastan. Hästi tehtud, milline on su järgmine küsimus? Ja nii käiski. Võtame järgmise küsimuse. No sa täpselt kirjeldasid, kuidas asi käis. Aga said inimese aru sellest? Jaa, sest vaata, kui sa pakud raha, siis inimene alati elavneb, vaatab, on võimalus. Tal on motivatsioon aru saada. Just see ongi see saamise huvi, et äkki ma saan ka, kuigi see on projektivoorud olid teada, äkki õnnestub, äkki saan ja alguses ma ütlen, oli hästi palju toredaid mõtteid ja see rahastamise kriteeriumid ja asjad olid palju lihtsamad. Ja seda, et kui inimesele pakkuda võimalus saada raha, siis ta muidugi võtab otsast kinni, täis entukat, hakkab kirjutama projekte, kuigi ta ei oska neid teha ja nõustajad kindlasti said alguses hästi palju valu. Jaan nõustas, Anne nõustas, pärast tuli nõustajaid veel juurde, Iiris, eks ole, ja siis inimesed tegelikult haakisid hästi külgenast. Te käisite mööda maakonda ringi ka meeldan igasugust selgitustööd seal tegemis. Iga üks tegi oma vallas. Selles mõttes oma juhatuse liige oma vallas ja ega me siis ei istunud ju olnud siiamaani kuskil kastis. Me ju suhtlesime ju ka välismaailmaga. Meil olid valdadel ju sõprusvallad. Meil oli näiteks Märjamaal Vaara kommuunis, kus me olime juba näinud seda süsteemi. Et mismoodi nad neid kogukondadel läbi selle liidri, need olid erinevad variandid, eks ju ka teistes maades, et seda kogemust me ju nägime, et näed, sellised ja sellised võimalused on ja mida on tehtud. Et eks selle õppida teistelt ja eks me alguses käisime ka väga palju ju mujal maailmas otsimas neid ideid, kuidas teised teevad. Ja mida on tehtud just, et täpselt meie liiderperiood hakkas nii palju muust sellest vanemast Euroopast hiljem peale, et mujal oli kogu seda asja juba tükk aega aetud ja kogemus oli olemas. Sellepärast algus oligi hästi palju sõitmist ja õppimist selle sõna kõige paremas mõttes. Ehk siis Raplamaale sinna infot viides pidite pigem alguses ikkagi välja pakkuma, et mida te inimesed saate selle rahaga teha või siis tuli kohe igasuguseid ideid ka sealt, et võiks seda. Või ka raamid tuli panna? No kõige alguses ikka olid need külamajad. Millest me õnneks pääsesime. Ja, aga ikkagi väga suurelt sooviti ette võtta ja siis võib-olla mida sa alguses ei nimetanud ja siis olid meil rahvariided. Ja et seda sa alguses ka ei nimetanud. Rahvariied, see voorud olid ikka, mul kohe äkki meetme nimi oli teine, siis meil nimetati seda rahvariide meetmeks, et tänu sellele said ikka väga paljud meie rahvariide või rahvatantsurühmad, kollektiivid endale paikkonnariided, sest siiamaani ju tantsiti, et kui Märjamaal tantsiti Hanseküla riietega, meil ja siis said ka oma piirkonna riided, et ja seda kultuuri ja mälu talletamist nagu tuli läbi nende ise riiete tegemisega väga palju, et Iiris oli meil näiteks üks tubli, kes ise tegi endale riideid ja oma gruppidele tegi üheskoos neid. Jah, siia rahvariide jutu vahele võib-olla jälle üks selline Jaak Vitsori tore seik, et taotlemiseks pidi olema MTÜ või äriühing ja kui Käru tuletõrje selts, kes nagu ajalooliselt tuletõrje seltsid on sellised seltsielu edendajad olnud, mitte tulekustutajad peamiselt. Käru tuletõrje selts tegi kärutajatele rahvatantsurühmale siis rahvariiete ostmiseks projekti, siis Jaak temale omasel muhedal moel rääkis kõigile, kuidas meil 2 naisrahvatantsijat istuvad kass 53 poritiibade peal ja juuste lehvides sõidavad mööda Käru alevit ringi rahvariietega. Selline tore projekt. Elari, sul on ka rahvariided kindlasti. Kust sa need siis said? Sa oled eluaeg juhatuses terve aeg. Ma olen üks kärutaja. Sa pidid ise nüüd ostma kuidagi. Jah, me oma finantseeringu panime ikka ise, et ega siis alati kõigil projektidel olenevalt
olenevalt nüüd meetmest on ju erinev omafinantseeringu määr, et on ta 10 või 20 või 30, nii ka rahvariietel, et ise tuli ka panustada. Kelle raha panna ei olnud, need pidid oma vabatahtliku tööga seda tegema. Jah, see oli ka alguses. Ja ma just mõtlesin seda, et äkki sina ei tohigi nüüd seal kuskil ühingus mingisuguse rahale kandideerida, kuna sa oled juhatuses. See piirang kindlasti on, vanasti oli see natuke leebem, täna on samal põhjusel meil mitu otsust läinud üldkoosolekule, et kui juhatuse liikmed on seotud, siis nad selle projekti pingerea kinnitamise või meetme pingerea kinnitamise poolt hääletada ei saa ja siis läheb üldkoosolekule, aga rahvariietest rääkides siinkohal kärutajate rahvariided minu seljas kaasa arvatud on novembri lõpus, detsembris Kolumbias näiteks. Võt nii. Ja võt nii, et rahvatants on tore asi, on ju. Nii et sellist tunnet, et see asi, kogu see asi nagu käima ei lähe äkki, sellist tunnet polnud algusest peale? Ja kui sa midagi alguses ette võtad ja sa nagu kohe arvad, et sa käima ei lähe, siis ta ei lähegi käima, aga inimestel oli ikkagi väga suur usk ja koos tegemisel ja no mujal maailmas see ju kõik toimis, miks siis meie ei pidanud saama. Ja õppides teiste võib-olla natuke ka vigadest, meil oli ju see eelis, et teised olid juba midagi teinud ja me nägime, mismoodi edasi võiks teha. Võib-olla see vigadest õppimine oli ka see põhjus, mis Raplamaa partnerluskogud kogu nagu päästis see kogukonnamajade teemast, et mujal Eestis ja nagu päriselt anti seda kogukonnamajade, külaseltsi majade ehitamiseks raha suhteliselt laial käel, sest see oli hea lihtne, tegid projekti, said raha, ehitasid ühe majakese jälle, ütlesid seltsi tegevus ja siin tuli nagu päriselt räägin, küla ühes otsas on üks seltsimaja, teises otsas teine seltsimaja. Aga me võtsime algusest peale ikkagi selle joone, et me ei lase neid majakesi niisama erinevatel huvigruppidel ehitada, et keegi peab neid pärast pidama. Küll tuli meile taotlusi keset pärapõrgut metsa, tavaline elumaja, eks ole, kodumajutuse tegemiseks ja selliseid absurde asju me ikkagi nagu läbi ei lasknud, millest täna nagu hea meel. No eks oli ka neid õngitsejad ju, et seal oli ju see, et kui on valmis ja 5 aastat peale lõpetamist pead sa seda kasutuses hoidma, siis läheb ta nagu eraomandisse, kui ta on eramaa peale annad see kõigepealt MTÜ-le nõusoleku. Eks neid oli ka ju, kes natukene haissid seal seda, et lihtsalt saan endale elamise korda 5 aastat, lasen külal ka käia ja siis... No võib-olla isegi ei lase, aga ütlen, et käivad. No, räägime nagu asi on. Aga ikkagi need näiteks meie vallas ju Sulu külamaja täna siiamaani väga edukalt ise majandavad, ei küsi ka vallast. Ülevalpeamiskulud on need, mis ehitad küll maja valmis, aga järgmine aasta pead ju kütma ka, et kas siis on sul kogukond, kes seda nii-öelda kooskäimiseks lihtsalt ise finantseerib või sa mõtled sinna midagi juurde, et hakkadki teenust pakkuma või rendid välja ja siis tänu selle rendile saad, et neid nii-öelda väga häid näiteid on meil ka maakonnas. Ja samal põhjusel, et omavalitsus teaks, mis platsi peal toimub, oli ka see, et selliste külamajade puhul tuli omavalitsuse nõusolek küsida, et jah, me teame, et sinna tuleb, meil ei ole midagi selle vastu toetama, et see ka elimineeris natuke seda igas külas 3 külamaja teemat, et valdadel oli ka pilt ees, kuhu midagi palju sai, sest ülalpidamiskulud pärast pigem ikkagi kukuvad kaudselt vähemalt valdade kaela ju, kui MTÜ toetust näiteks taotlevad. Eks see 10% omafinantseering, see on ikka selle summade puhul oli ka ikka suhteliselt suur, et üldjuhul ikkagi omavalitsused katsid selle omafinantseeringu teades, et piirkond toob sellise summa valda, siis omafinantseering see 10% ei olnud üldse küsimus. Neid projekte vist on kirjutatud üle 1000 siin selle ajaga või? No neid ikka on, ma kindlalt numbrit ei ütle, aga kui meil on käsil praegu juba 3. perioodid, eks ole, Euroopas 7 aastat, siis neid projekte ikka on. Ja kui rääkida meetmetest, mida me oleme toetanud, siis läbi kõikide nende perioodide me toetame tegelikult ühtesid ja samu valdkondi, ehk siis ettevõtlust, kogukondade tegemisi nii pehmete kui siis investeeringute poole pealt. Ja omavalitsused saavad ju ka taotleda, nii et see 3 sektori koostöö ongi liidri alustala ja see, mis see siis tähendab ju seda, et see on rohujuure tasand, me alustamegi kogukonnast, et küla teab, mis tal vaja on ja see on ääretult suur usaldus just nende kogukondade suhtes, et nemad teavad, mis neil tarvis on ja see on liidri unikaalsus. Ja kui me räägime nüüd veel sellest, et Raplamaa partnerluskogu on 20, siis Euroopa liider on juba üle 30 ja see oligi meie eelis käia Euroopas õppimas, kuidas neid asju tehakse. Omavalitsusel vist on ikka päris selline, ütleme, sotskohustus võtta sellistest asjadest kinni ja
ja sinna projekti kirjutada päris suurepärane võimalus, raha niikuinii ülearu kunagi ei ole. Noh, meil olid ju omavalitsusi, tol hetkel olid meid ju rohkem, meid oli 9, jah, sel hetkel 9, et noh, nüüd need omavalitsused on ju liitunud nii-öelda tegevus või termin on ühinenud, vabandust, ja ühinenud, mõni on ka liidetud. ja no Käru vald endine on üldse maakonnast välja vupsanud. Mis ei sega olemast Raplamaa partnerluskogu liige. Ja siin podcastis ka. Absoluutselt kindlasti. Et noh, omavalitsusel on ju see, ühtepidi lihtsustab omavalitsuse tegevust, teistpidi annab palju suuremad võimalused mänguväljakuid, Märjamaal on näiteks bussijaam, noh see, et omavalitsus sai taotleda juhul, kui see ei ole koksijärgne omavalitsuskohustus. Me ei saanud koolimaju, me ei saanud selliseid noh, lasteaedu, neid me ei saanud, teid tänavaid ei saanud teha. Et aga näiteks bussijaam Märjamaal on siis liidri rahastus. Täna on ka nagu selline variant või praktiseeritakse seda, et lihtsalt valla elanik tuleb omavalitsus ja ütleb, et äkki kirjutate äkki ise või? Noh, üldjuhul peab see olema ka, kui vald tahab kirjutada või üldse vallas, siis ta peab ikkagi kuidagi olema valla arengukavas, investeeringukavas. Avalik huvi ikkagi olema. Avalik huvi tal peavad olema, näiteks Märjamaa vald seelkord sai liidrist nüüd uue skatepargi jaoks, et ühe skatepargi, need ikkagi vananevad, nüüd hakkame tegema uut skateparki Märjamaal. Ja mis on veel hea, tegelikult jõuame nende projektideni, nende hindamiseni ka siin, et meil on hindamiskomisjoni, toonast oli neid rohkem, nüüd on neid natuke vähem, aga juhatus ikkagi kinnitab, mitte ei hinda ümber neid hindamiskomisjoni tulemusi ja tõsi on see, et vallavalitsus esitab mingi projekti, ei tähenda seda, et ta nagu raha saab. Et ikkagi vaadatakse projektidele sisse erinevatest aspektidest ja täitsa sagedased juhtumid on need, kus mitu vallavalitsus, kes taotlevad, jäävad joone alla, sest raha saab enne otsa. Sellised toredad väikesed MTÜd või ettevõtted võtavad selle raha ära, sest neil on nii palju paremad ideed. Kas need pädevad inimesed siis on, kes sellises komisjonis tööd teevad ja teevad selliseid otsuseid? No võib-olla Rita Triinu siin natukene kaasaegsemat vaadet avab, et kes meil seal siis on? No laias laastus öeldes on need meie oma inimesed, meie oma piirkondadest, meie oma nii-öelda sidusrühmadest, nagu on olnud täna siin juttu, et need 9 valda, kunagised vallad on tänased sidusrühmad ja hindamiskomisjon on 9-liikmeline, igas sidusrühmast on siis inimene, kes vastavat valdkonda võiks paremini tunda, teada. Kas selline, et Raplamaa selles mõttes Raplamaa ikkagi, et nii-öelda omad inimesed, kas see on nagu pluss selles mõttes, et need, kes komisjonis on, teavad nagu reaalselt ka, mille jaoks küsitakse, kas seal on mõtet või ei ole? No eks sellel asjal on ikka plussid ja miinused, sellepärast, et hindamine on subjektiivne, aga mis teeb selle objektiivsemaks on mehaaniline masin, ehk siis e-PRIA, kes arvutab punktid kokku ja tuleb kaalutud keskmine ja mitte keegi ei näe teiste hindeid. Et kui tulla ajalukku tagasi, siis ma olin ise hindamiskomisjoni esimees ja selle sama pärimustraditsioonide säilitamine, kus rahvariideidki ostati ja tehti muid tegevusi, siis kõik oli käsitöö. Tegin ise Exceli tabelid, ise nõustasin ja parandasin taotlejaid ja kõik see oli hoopis teistsugune töö kui täna hindaja teise hinnet ei näe, kokku tuleb tulemus ja see toob selle objektiivsuse. On hindamiskriteeriumid, mille järgi sa paned punktid, et inimene oluliselt oma poole hoiuga mõjutada ei saa seda tulemust. Ja lisaks veel, et kui ta on seotud, sugulane, keegi lähedane taotleja, siis ta ikkagi taandab ennast juba ette, sest kui on teada, kes projektid tulevad, siis leitakse komisjonil asendusliige, nii et ikkagi üsnagi objektiivne on see arvamine. See seotuse ja korruptsiooni ja kogu selle teema, see on väga, väga maandatud minimaalseks kõik võimalike määrustega, käskirjadega, nii et ma olen torkinud tegelikult siin aastate jooksul juba raadios ka nendel teemadel, niisama nalja pärast, et mis seal nihverdamine seal käib, kas on korruptsiooni ka, aga annab ikka natuke siia sinna sättida, eks ole, väikse naljaga. Aga nähes ise seda, milline see PRIA keskkond on, see on ikka korralik bürokraatia, miks ta peabki nagu olema, eks ole, kas see loobki selle nagu, et see asi on nagu ikkagi päris põhjalikult läbi vaadatud, et see kontroll veel pärast. On ju veel karmim, et seal võetakse pulkadeks, mida meie kõik ei saagi kontrollida, et meie
kontrollimehhanism on ainult äriregister. Aga kõik muud asjad, kuhu PRIA oma näpu vahele paneb, seda on ju veel enam. Praegu see, ma tõesti, kuna ma ei ole hindamiskomisjonis, ma ei tea, kuidas see praegu käib, vanasti oli niiviisi, et kui sul hindepunktid erinesid, näiteks mingi 2 palli sellisest keskmisest või teistest, sa pidid seda väga ikka põhjendama, et ja see juba ka vältis seda seotud isiku poolt nagu rohkem hääle andmist, et ikka ei kirjuta mingit esseed kokku, kui naise firma sulle mingi taotluse sinna esitab ja sa kiidad maani ja taevani. Just. Ei no, üks asi on see projekt kirjutada ja see rahastus saada, aga teine teema on ju see, kuidas sa seda ellu hakkad viima ja ma arvan, et meil kõigil, kes me oleme nende projektidega aastaid tegelenud või kes on ise projekti vedanud, on rääkida juhtumisi, mismoodi PRIA kontrollid tookord käisid ja mismoodi. Ma ei tea, kas me võime sellest kõigest rääkida. Ma arvan küll, minul oli näiteks Märjamaa lauluväljaku pinkidega, lauluväljaku pingid olid ja ehitaja, kõik oli korrektne, aga siis tuli PRIA kontroll, pink oli valmis ja ta viskas sõna otseses mõttes pingi alla pikali, luges nurgikutes kruvid ära, mitmega on siis nurgik sinna laudade külge kinnitatud ja kui ta leidis sealt, et nurgikus, kus pidi olema 3 kruvi, on mõnes 2 kruvi, siis ma pidin põhjendus kirja kirjutama pärast, et miks see siis niimoodi on ja kutsusin ehitaja tagasi ja ta pani lihtsalt need täiendavad kruvid, et see järelevalve ja see korrektsus ja need pärast kõik üle loetud, et kui sa taotlesid, et kas pärast ka selline tuli. Et see oli võib-olla see, et ma arvan, neid nalju võime ka rääkida, et ega kui PRIA kontroll tuli meil ka mõnele koosolekule või meil oli üks väljasõit Võrtsjärve äärde olid arutelud, me tegime strateegiat, eks ju, ja kõik tegid oma töörühmades tööd ja järsku oli üks võõras mees meil seal laudade ääres. Keegi ei teadnud, kes ta on. Ja siis tuligi välja, et ta oli nii-öelda PRIA kontroll oli meil paikvaatlusele, et me tegime ju ka selliseid pehmeid tegevusi oma sidusrühmadele väljasõidud, et oma sidusrühmaga väljasõid liidri meie partnerskogu piirkonna üldised väljasõidud, et me ei käinud ainult nii-öelda piiri taga vaatamas, kuidas nii-öelda vanad tegijad siis, kes on juba eelnevalt projekti teinud, me käisime ka oma riigis ju erinevatel partnerluskogudel külas. Seda võib ka kõrvalt vaadates niimoodi nagu vaadata, et käiakse nüüd ja sõidetakse vahvasti ringi. Sellepärast see paikvaatlus tuli. Aga kui nüüd kokku võtta... Mine tea, kas nad ikka tööd ka seal teevad? Ikka käinud ikka kümnetes või üle 10 riigi ikka on läbi käidud. Absoluutselt kindlasti. Et mis sealt siis nüüd, kui jälle ajalugu meenutada või kuidagi proovida kokku võtta, et mis sealt kõige rohkem nagu näppude vahel on jäänud, mis meenub kohe? Minule endale võib-olla kõige rohkem meeldis see periood, kui me osalesime ühes rahvusvahelises projektis, mille nimi oli Kultrips. Ja mitte sellepärast, et seoses sellega sai palju sõita, Itaalia, Soome, Austria, Luksemburg, eks ole, et ei ole 10, aga kokku tuleb ikkagi toredad marsruudid. Aga just see, et selle projekti kontseptsioon oli see, et inimene ei tule kunagi nagu ühte kohta ühe asja pärast. Sa pead kohalikud ettevõtjad panema koos tööle, koos ennast turundama, tekitama sellise elamuste jada ja siis tullakse sinna kohale kaugemalt, jäädakse kohale, ollakse mitu päeva, jätakse raha ka piirkonda, mitte sõidete bussiaknast, vaadate, et vaadake paremale, vaadake vasakule ja sõidete minema. Seda rakendati siin ka pärast, et see oli nagu üks äge päris elu kogemus. Tuleb teil ka meelde midagi ägedat? Esimene oli üldse, kus mina käisin 2007, käisime Soomes esimest korda vaatamas, mismoodi nagu Soome, et meie jaoks oli see täiesti uus, me alustasime. Aga võib-olla kõige muljetavaldam või meist nagu ikkagi nii-öelda väga-väga erinev kultuuri ja nii-öelda ütleme nii, et taustaga oli Rumeenia. Sinna mina ei jõudnud. Rumeenia, kus Klutš-Napoka või mis iganes ta nimi oli. Jah, mis iganes ta nimi oli, aga kui me räägime siin sellest korruptsioonist või sellest kõigest, siis seal seda ikkagi jagus. Käisid kogemusi omandamas. Et see kogemus oli, et kuidas ei tohi teha. Et vallavanem võttis ühes kabinetis vastu, teises kohas vallavanema vend majutas meid. Ja sealt juba vallavanema tagatoast müüdi veini. Et kõik siuke teema, et ja see klasside vahe, et oli ikkagi väga vaesed ja siis need liidri, need
tegevusgrupi või need projektid olid nagu ikkagi kohe näha, et oli kuskil suunatud, et noh, me teame seda täna ka võib-olla, et on maid, kus see korruptsiooni teema on ikkagi väga-väga üleval. Küsimus teile kolmele kõigile, äkki meenub midagi, et kui nüüd sõita maakonnas ringi, siis neid sildikesi ikka igasuguste asutuste ja majakeste küljes näeb, et kas on mingi selline koht siin maakonnas, et sõidate ringi ja siis vaadate, see on üks vägev, see oli küll üks väärt tegu seoses siis liidermeetmetega ja selle rahastamisega. Jah. Selles mõttes, et ma olen Kärus nagu palju projekte kirjutanud, ehk enamus, mis Kärus on ehitatud liidrirahade eest ja seda päris palju on mu enda kirjutatud. Ja Käru keskväljak, mis me kõigepealt esimese jupi saime projekteerimiseks kaasavast eelarvest Türi vallast, siis me tegime liidriprojekti, saime selle Päti pargist Prillikiviks oli projekti nimi, saime selle rahastuse, see oli vist pingereas lausa mingi teine või kolmas, et läks nagu väga hästi. Ja nagu sõna otseses mõttes, iga õhtu, kui ma Kärusse sõidan, ma sõidan sealt mööda ja ma vaatan, kurat, kui hästi tuli välja, nagu päriselt. Meel läheb rõõmsaks, iga jumala õhtu ma sõidan koju ja vaatan, jess, täpselt nii ongi. Ja ma ei liialda grammi võrka mitte praegu. Te saite mõelda nüüd natukene, mis tuleb kõige esimesena meelde? No, mul oleks nagu natukene ülekohtune kedagi välja tõsta, sest olles tegevjuht ja nähes neid projekte päevast päeva, nad on kõik nagu oma lapsed. Et igas piirkonnas on väga ägedaid asju. Ja äge on just see ka, et kui ma sõidan kuskil ja ma näen, ma tean, siin on liider toetanud, siin on liider toetanud, me oleme nii üle maakonna tihedalt toetanud, et see lihtsalt on nagu vägev. No ma võib-olla toetakski Rita Triinut, et ega ma võin ka tuua oma vallas välja, aga juhatuses bussijaama kindlasti. Bussijaama ja mõnele meeldib see, et Märjamäel seal keskel on, mõnele mitte, noortekeskuse projekteerimine, skatepargid, multifunktsionaalsed väljakud, mänguväljakud, aga maakondlikult, et kuna me juhatuses algselt ikkagi käisime ju ise ka need objektidel ju, et kirikutest külamajadeni, ettevõtjateni, väikeste seadmeteni, ega vähem tähtsad ei olnud need koostööprojektid, kus küla käis, tegi erinevaid koolitusi või piirkond käisid avatud talude päeval ühiselt ja need rahvariided. Ma just mõtlesingi, et kui rahvariideid ei oleks toetatud, et kui palju meie, ütleme siis, ma ütlen jälle meie, ma ikkagi ütlen veel meie maakonna kollektiivid oleks täna piltlikult paljad. Keeruline oleks olnud valdadel, see ei suuda ka vabatahtlikult rahvatantsu või seda kultuuri teed, siis ega see ei saa kõike sellele rahvatantsija õlale panna, et see oli ikkagi väga suur pluss, et me neid saime. Vahva, Elarit on alati hea meel näha, Raplamaa partnerluskogu kontekstis siis fossiili ja fossiilid kipuvad ikka palju rääkima, ma võikski sinuga siin veel pool tundi ja tund arutada ja võiks õlle ka teha, aga Rita Triinu, sinuga polegi saanud väga rääkida täna. Ma ei ole fossiil veel. Meil on siis juba saatega otsa saame, et räägime tulevikust ka siis natukene, kuidas siis tulevik paistab tänaste sündmuste kontekstis, mis maailmas toimub, kui palju seda kindlust on või millega saab üldse veel arvestada? No see kindlus on, et liider jätkab, aga mis mahus ja kus kohas. Ja kui kaua? Mis piirides. Kui ta algab uuel perioodil, siis ta ühe perioodi ikka kestab. Kui? Ja ta algab kindlasti sellepärast, et meie ÜPP-s on Eesti võtnud selle seisukoha, et liider jätkab, aga mis mahus ja kus kohas, seda me ei tea. Võib-olla jätkub ainult idapiiril või kagupiiril, kus on vaja rohkem toetust. Võib-olla jätkub samamoodi nagu täna. Et neid otsuseid ei ole ja riigi rahastamise plaani otsused tulevad ju ka alles septembris. Praegu käivad arutelud, kokkuvõtted, piirkondlikud arutelud algavad, kus saab veel sõna sekka öelda. Nii et tulevik hetkel on ebaselge, mismoodi me jätkame. Ja võib-olla see on natuke kehva, et kui sa ütlesid, et jagatakse idapiirile või kuskile. See oli näide. Ei, ma ütlen näiteks jah, et tegelikult see Eesti maapiirkonda tuleb elus hoida, sest kui see maa tühjaks jookseb, siis on tühi väli, aga looduses oli tühja kohta, siis tulevad see sellised tegelased, kellest me midagi ei tea ja keda me siin tegelikult ei taha. See on täiesti otseselt ka turvalisuse küsimus. Nii et liider
sellisel kujul peaks jätkuma. Nüüd jälle proovitakse moel või teisel kiilu ajada ka raha osas, et kas see tuleb põllumeeste arvelt, ehk põllumeeste raha vähendatakse või saab liider eraldi sahtlist, et selliseid grillimise episoode ja konfliktide episoode ikkagi proovitakse tekitada, sest kui kõik maapiirkonna inimesed on põllumehed või külaelu edendajad on nagu ühes rindes, siis on keeruline nende vastu saada. Aga kui neid killustada, siis on ju selle võrra lihtsam neid elimineerida, et siuke suur poliitika. No rahastuse osas lihtsalt on hästi suur erinevus nüüd järgmise perioodiga, et kui me oleme saanud põllumajandusfondis seni 5% on olnud liider eelarve, siis edaspidi ju enam seda ei ole seda fondi eraldi, kõik on ühises katlas ja sellepärast ongi need riigi rahastamise arutelud praegu, et ministeeriumid siis peavad omavahel kokku leppima. Et me põllumeeste arvelt tegelikult ju enam ei saa seda, et nendel on täiesti eraldi. Jah, mul jäin siin mõtlema, et 20 aastat on möödas, et ega siin polegi nagu skatepargi näitel, et nüüd tuleb ju hakata kõike seda põhimõtteliselt renoveerima, mille jaoks 20 aastat tagasi toetust on saadud. Kui me räägime siin mingist ehitistest või mingisugustest rajatistest. Jah, aga eks see põhimõte on ju see, et jätkusuutlikkus, et sa saad küll sealt selle süsti, aga sa pead ise suutma seda edasi renoveerida või siis rajada. Kaudselt tulebki see kulu kellelegi kaela nüüd, et kõik asjad vananevad, on nad siis teed või ehitised või rahvariided kuluvad ära, eks ole. Lihtsalt ma seda ütlesin selle mõttega, et vaat kui kaua juba on liider toimetanud. Hakkab üks põlvkond tuleb juba peale, fossiilid peavad natukene kõrvale minema. Mida sa vihjad muud kui sind? Järgmised meil tuleb juhatuse valimine ja noored uued ideed, et see põlvkond, kes nüüd peale tuleb, need mõtlevad hoopis teistmoodi kui meie, võib-olla niisugust asju. Usu mind, nad on ikkagi täiesti normaalsed inimesed. Absoluutselt, ma ei ütlegi, nad ongi normaalsed ja nad mõtlevad nii nutikalt, et me iial ei tule selle asja peale, et neid tuleks kaasata, et nende järgmised 20 aastat ka veel ilusti kõik edasi läheb. Nad ei jaksa nii kaua. Ja, et riik tegelikult viitas väga heale teemale, see on noored ja liider, et see on üle Euroopa tegelikult probleem, et liidris on vähe noori, me peaksime ise kaasama ka juba ka juhatuse tasandile noore inimese, et kuidas neid saada, see on hea küsimus. See on keeruline ja seda enam, et see juhatuse tekkimise kriteeriumid, see on nüüd väga imelik jutt, aga need ongi nagu naljakad. Lihtne määrus ütleb, kohalik siis ütleme sidusrühm valib juhatuse liikme, esitab kandidaadi ja tundub asi on lihtne. Üldkoosolek kinnitab, aga siis tuleb mängu terve hulk kriteerium, et ta ei tohi nüüd ütleme üle 2 perioodi järjest olla. Juhatuses peab olema proportsioonis ettevõtjad, MTÜ'd ja kohalikud omavalitsused. Nii et tegelikult ei ole nii, et esita mulle Jüri või Mari, esita mulle 2 meetrit pikk Mari, kes oleks tööl MTÜ's ja tegelikult tal võiks olla veel mingid muud tingimused ka täidetud. Saabki seda rotatsiooni teha, et üks periood on ühest vallast või ühest sidusrühmast näiteks ettevõtjate esindaja, järgmine periood tuleb keegi teine. Demokraatia alustala on see, et me ei saa ette öelda, keda tuleb valida. Ja, aga sellised ringi teha, et ei pea olema sidusrühmapõhine, võib olla nii, et koosolekul otse valitakse, kõik saavad avalikult kandideerida 3 erinevasse gruppi siis, kes kandideerib ettevõtjate esindajaks, kes kandideerib omavalitsuse esindajaks, kõik on võimalik teha, et probleemid on lahendamiseks. Lihtsalt tänaste seadusandluse pealt on see natukene keeruliseks tehtud, jah, probleeme jagu. Aga me areneme. Ei ole hullu muidugi ja palju õnne siis ka, ma arvan, et see on päris kõva töö, mis tehtud on, seal on igasugu vabatahtlikku tunde ja oma aega panustatud sadade tundide kaupa mul selline tunne. Tohutud kilomeetrit sõidetud ja. Et uhke värk ja läheb edasi, praegu ma vaatasin kiirelt Rapla liider lehe peal, et üks meede on veel avatud siin. See on väga vahva meede praegu veel sellel perioodil, et kuna see periood on ju täiesti teistmoodi kui 2 eelmist on olnud, et ei saa meetmeid väga viimasele minutile lahti hoida, siis tõesti viimane ja vaatame, mis järgmine aasta, kas meil mõned jäägid on jäänud, saame võib-olla veel midagi teha. Võt nii, et minge raplaliider.ee kodulehe peale, seal on kõik kenasti kirjas, mis algust tundub väga keeruline, on tegelikult mitte nüüd lihtne ta ei peagi olema, aga tegelikult on kõik arusaadav ja kui ei ole arusaadav, siis Rapla partnerluskogu inimesed lahkesti aitavad ja toetavad. Oota, kui ilusti sa ütlesid, härdaks läks kohe. No lõpetame siis ära. Läheb päris härdaks ära. Aitäh tulemast. Aitäh.